Siia poole, Kristjan, keda te täna kannate? No, pintsak on mul vanaisal. Kas kuuldused vastavad tõele, et teie tänane outfit maksab üle 9000 euro? Ei, ma ei ütleks. Nii et ei soovi kommenteerida, selge. Vaikus räägib juba iseenda eest. Ma ütleksin rohkem nagu 13 000 eurot. Ja no ilmselt mingid sendid ka. Nagu ma juba ütlesin, siis pintsak on mul vanaisa oma, särgi sain teise ringi poest, kingad. Neile ma panin uued talad, käivad nagu uued. Siis sokid on tõesti erinevat värvi, sellepärast, et no ma nõelusin neid sokke, pärast olid, et niiti rohkem kui sokki. Mõtlesin, et mis need üksikud sokid seal olla purvalt sahtlis, panin need mõlemad jalga ja no näed. Nii et terve outfiti peale 14 eurot. Väga glamuurne. Ja palun siia poole! Tekstiilitööstus on üks suurima keskkonna ja sotsiaalse mõjuga sektoreid. Näiteks kasutatakse tekstiili värvimisel kemikaale, mis kandmise käigus võivad läbi naha jõuda meie organismi. Ühe teksapaari tootmiseks kulub 50 vannitäit joogivett. Seetõttu on kasutatud rõivad paremad nii keskkonnale kui ka tervisele. Kuna rõivad koosnevad erinevatest materjalidest, on nende ümbertöötlemine väga keeruline. Jäta meelde, kanna olemasolevaid riideid ja vajadusel paranda neid. Riiete ostmisel eelista kvaliteetseid materjale ning teise ringi tooteid. Riideid, mida sa enam ei vaja, anna kandmiseks teistele.